Selles voorus oodatakse ettepanekuid investeeringute kava koostamiseks. Toetus saab taotleda järgmistele tegevustele: olemasoleva õppehoone rekonstrueerimine, uue õppehoone ehitamine, õppehoone sisustamine, õppehoone või selle osa lammutamine. Ettepanekuid investeeringute kava koostamiseks oodatakse kohaliku omavalitsuse üksustelt, kelle territooriumil on asutatud riigigümnaasium alates 1. jaanuarist 2011 või on kirjalikult kokku lepitud Haridus- ja Teadusministeeriumiga selle asutamises või kus alates 1. jaanuarist 2011 on lõpetatud või lõpetatakse volikogu otsusega hiljemalt 31. augustil 2020. Gümnaasiumihariduse andmine statsionaarses õppevormis selles koolis, mille hoonete ehitamiseks toetust taodeldakse. Minimaalne toetussumma on 200 000 eurot ning maksimaalne toetussumma 5 miljonit eurot ühe projekti kohta. Kui projekti eesmärgiks on üksnes endiste õppehoonete lammutamine, on minimaalne toetussumma 30 000 eurot ning maksimaalne toetussumma 200 000 eurot. Ettepaneku esitamiseks tuleb täita taotlusvorm, kus tuleb muuhulgas koostada projekti kirjeldus ja tegevuskava, detailne eelarve ja finantsanalüüs, õpilaste arvu prognoos ja koolivõrgu ümberkorralduste kava, riskianalüüs ning hoone ehitamise või rekonstrueerimisega seotud dokumentatsioon. Ettepanekuid võtab vastu sihtasutus Innove kuni 30. juunini 2016. Taotlusvoor viiakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmete koolivõrgu korrastamine, alategevuse põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 kuni 2020 raames.